Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast meie avalaksu videosse, aga enne kui me läheme avalaksule, me läheme kiletama. Selle jaoks me tegime ettevalmistused, täpsemalt siis natukene pagassiga, tegime parema kinnituse siia, hetkel on see nöör lihtsalt ajutine. Stanged on oma koha peal nüüd, tiivad kõik on oma koha peal, karbikatted on meil nüüd olemas. Siin oli üks inetu auk, selle katsime ära. Esimese stange panime kinni, kõik asjad on nüüd valmis selleks, et panna siia autole liveri peale. Liveri tuleb väga vinge. Ma sain umbes täpselt tund aega tagasi, ma sain pildi, siis faili, kuidas näeb see disain välja ja juba tegelikult kell on 8 õhtul, inimesed töötavad kella 5, aga me liigume kohe praegu juba kiletamisse. Täna on meil esmaspäev, plaan on see, et neljapäeval saame auto kätte ja reedel meil on vaja teha siin väiksed niped-näped, pildid, videod, et laupäeval avalaksul te näeksite juba autot valmis disainiga. Meil on üks äge koostööpartner tulnud, aga vaatame, mis saab siis, kui see auto on valmis. Me pakime ära ja liigume Mustamäele Solar Solutionisse. Nii, me oleme Solar Solutionis, heli on hetkel natukene kehvem, sest mikrofon on autos, aga jätame auto siia ja paari päeva pärast tuleme järgi ja vaatame seda iludust suure I-tähega, sest see, mis plaanis on, peaks olema megavänger. Kas see tuleb? Loomulikult tuleb, aga me lähme nüüd toimetame oma asjadega, valmistume muudeks asjadeks, hakkame vaatama videoid üle, hakkame videoid kokku võrpima ja nii on lihtsalt. Seega näeme juba siis, kui saame auto kätte. 3 days later. Täna on meil neljapäev, me oleme tagasi siin Solar Solutionis. Auto pidi olema valmis, auto pidi olema parem kui disainil, nii vähemalt kiletaja mulle väitis, Margus on kiletaja. Ühesõnaga, Vitalik läheb nüüd sisse ja täpselt nagu eelmine aastagi, tehakse värav lahti, mina seisan seljaga, aga nüüd on kurat ekraan, ma näen läbi ekraani, aga ma loodan, et Vitalik katab käega ära. Ühesõnaga, Vitalik läheb nüüd sisse. Ma ei tea, Vitalik, teeme niimoodi, et sa lähed sisse, sa filmid ennast emotsiooni ja pärast mina näen sinu emotsiooni. Nii, helistasin sinna, mulle öeldi, et tehakse värav lahti. Ootame nüüd, ootame. Vitalik näeb. Vitaliku emotsioon on segane. Lähme. Palju mul minna on? Kohe. Oota, ma ei vaata. Tšau. Jah, aga me ei näita kohe, vaid ajame auto välja ja siis näete seda ilusat klippi, mida te juba nägite, aga siis see minutiajane klipp.
ma nüüd vaatan autot. No vot, kõik. Nüüd sõita ei saa. Meil on kätte jõudnud järgmine päev, oleme siin samas ruumis, mida te olete näinud. Eile mu jutt jäi segaseks, sest ma olin väga ärevil, mul oli hästi põnevil, et milline see auto välja näeb. Ma palusin spetsiaalselt, et Kileta ei saadaks mulle pilte, sest ma tahtsin näha seda emotsiooni, mis minust tuleb. Ja algselt ma natukene mõtlesin, et no vist ei ole päris see, aga kui kõik kleepsud said autole pandud, siis ma sain aru, et jah, see on täpselt see asi, mida mina tahtsin, mida mina ootasin ja natukene parem isegi, kui mulle tundus esialgselt. Ma olen väga palju kirju saanud DM-i, et 3 autot on teada, kes on autodiileri logoga ja 4. auto on veel teadmata, kas see oled sina või siis kirjad stiilis, et kas autodiileri liveri on valmis juba või kas tuleb või ei tule. Ma ignosin kõiki, ma väga vabandan, ma ei vastanud sulle, et su küsimusele, et kas tuleb või kas on, ma lihtsalt ei tahtnud mitte kuidagi vahele jääda, aga nüüd sa tead, meie 2024 aasta hooaja üks suurimaid koostööpartnereid on autodiiler.ee. Lisaks, kui me tuleme siia poole, me näeme, et vihurauto on ju meil täitsa olemas. Vihurauto pole mitte kuhugi kadunud, aga kõige suurem uudis, et mis, kuidas ma natukene saladuses hoidnud. Ma arvan, et juba nii mõnigi on aru saanud, et mis kala on, et miks me pole vihuris, siis kõige suurem kala on AKZ Motors. AKZ Motors, me oleme praegu AKZ Motorsis. Seda näeme seda, et lõpuks 30 aastat hiljem, 40 aastat kogemust hiljem, minu isa otsustas, et on aeg avada oma autoremondi töökoda. Seega, kui sinu autol on vaja hooldus või mingit remonti teha, siis julgelt kirjuta meili, meil on täpselt siin ja
ära unusta mainida, et sa said selle kontakti YouTube'ist, sest YouTube'i kontaktiga saad väikse soodustuse, mitte küll suure algselt, aga ikkagi soodustuse saad ka. Ja loomulikult eriti ärikliendid, erakliendid, kõik olete oodatud, AKZ Motors. Minu isa kvaliteeti te teate, eriti võrreldes vaadates eelmise autot, seega AKZ Motors, let's go! Üks suurimatest koostööpartneritest ka sellel aastal on meil Driftikeskus. Driftikeskus, no mis me ilma nendeta teeks? Hooaja väliselt on ju vaja kuskil trenni teha. Me teeme seda Driftikeskuses. Tule ka sina sõitma. Äkki näed mind, teeme tandemeid ja värki. Ma arvan, et trailerrenti ma ei pea palju tutvustama. Need on need samused inimesed, kes võtsid minuga ühendust minu esimesel drifti hooajal ja juba 3. hooaeg või isegi 4. Ma ei oska isegi peast öelda. Ma arvan, et 4., aga võib-olla 3. hooaeg. Me teeme koostööd. Ehk siis kõige kvaliteetsemad Dickie Trailer ja Brian James treilad on just nende käest. On sul vaja vedada ATV-d, on sul vaja vedada autot, on sul vaja vedada prahti kodust välja. Kõik kärud, kupliga kärud, kõik on saadaval trailerrent.ee. Ma arvan, et sa naudid seda, eriti kui sa oled siin Harjumaalt, sest nad asuvad meil Kiilis, Vaela tee 57 ja võta. Need on tõesti head, hind on ka väga sõbralik. Ja lähme edasi nüüd. AKZ Motorsi uksed küll veel ei ole avatud. Miks? Siis me tahame siia töökotta teha parimad tingimused nii minu isa jaoks, minu jaoks kui ka teie jaoks, et kontor on veel ehituses. Lisaks natukene on veel tähelepanu selle autoga, seega prioriteet on antud juhul autole, et me ei saa lihtsalt hetkel võtta niimoodi massis kliente, aga juba varsti ja ma annan kõik kontaktid, kõik infod, värgid, särgid, kuidas, kuhu ja millal saab pöörduda. Seega stay tuned väga varsti, aga AKZ Motors veel on meil väga head sõbrad. Veska, see on koduste toitude kohvik, täpsemalt siis Mustjää tänaval. Neil on mega head toidud ja kui sul on vaja teha mingi peolaud, siis kindlasti pöördu nende poole, sest neil on väga head hinnad ja ma käin iga päev seal lõunal. Mitte sellepärast, et ma saan seal hea hinnaga süüa või tasuta süüa, või lihtsalt sellepärast, et seal on mega hea toit. Ja kord nädalas on seal Tom K. supp, ehk siis kes mind Instagramis jälgib või Facebookis, siis ta teab, et ma promon seda suppi iga kord, sest see on nagu mega hea. Ja noh, kõik nagu ütlebki, et söök ja kook, ehk siis kook. Kook, kringlid, tordid, naisterahvaste piseneid, kõike seal. Ja loomulikult peale suppi ma võtan alati magustoitu ka. Seega, kui sul on vaja süüa, juua või kooki või kringlid või torti, siis Veska. Kui sa tahad driftida, aga sul ei ole driftiautot, siis Driftikeskus. Kui su autol on vaja teha remonti, hooldust või tegeleda velgedega, eriti metallitööd ja muud siuksed asjad, siis vihurauto AKZ Motors. Kui sa tahad aga autot müüa, kõik me tahame ju vahepeal sõita uuema, värskema autoga, siis autodiiler. Aga kui sa jõudnud oma autot müüa ja ta lagunes ära, siis on olemas trailerrent. Laupäeva hommik, avalaks, here we go. Ehk me oleme siin hommikul juba varakult AKZ Motorsis ja paneme treila peale ja liigume avalaksule. Vaatame, mis avalaksul toimub. Arvatavasti ma väga palju ei sõida seal, kuna rehvist on natukene kahju ja kütusest on natukene kahju, aga lihtsalt näitame autot ja teeme võib-olla mõne demosõidu. Näeme, ma arvan, juba avalaksul. Nagu ikka, siin võiks olla teie reklaam, aga lepime siis sellega, mis on. Me oleme jõudnud avalaksule. Väga palju rahvast on. Me nagu ikka hilineme. Tulime mitte küll esimeste seast, mitte ka viimaste seast. Praegu on mul kolleeg, vaatab autot ja ta lapsed istuvad sinna sisse. Rohkem ma ei lase kedagi sinna istuma, aga kolleegi ja ta lapsed võivad ikka tulla. Olgu, vaatame, mis me siin avalaksul teeme täna.
Vitalik hoiab kiivrit, mis tähendab seda, et meil on teine iste sees. Vitalik ja isa panid istme nii kaua, kuni ma siin jalutasin ringi. Ja nüüd läheb minu isa kõrvalistujaks ja vaatame, kas ta julgeb või mis emotsioon tal on. Kahjuks kaamerat ma autosse ei pane. Võib-olla annaks ise kaamera kaasa talle. No, ja, anname talle kaamera kaasa. Ühesõnaga, siis vaatame, mis nägu ta teeb. Meie jaoks hakkab avalaks tasapisi lõppema, puhta lihtsalt sellepärast, et me tulimegi ju autot näitama. Tegime demosõite, kuna panime teise istme ja inimesed jäid kõik väga-väga rahule. Tegin Saaremaa poistele, Saaremaa tüdrukutele, tegin siin meie omadele. Ühesõnaga, üks laps oli ka, talle ikka väga-väga meeldis. Mulle ka meeldis, Vitalik sai sõitu ja isa sai sõitu. Aga mis seal ikka, me nüüd tasapisi hakkame pakkima ja ma arvan, et sellega lõpetame ka antud video ja juba homme on meil Raassilla trennipäev, sellest teeme jälle eraldi video. Aitäh, et te vaatasite videot, võeta like, kirjuta kommentaar, jälgi mind YouTube'is ja Instagramis ja näeme juba varsti. Tšau!